Täna on siis kolmas katse kevade algust. Esimene algus oli märtsis, teine algus oli kuskil aprillis ja nüüd täna algas mai ja jälle kevad pärast talve. Nii et loodame, et kolm on igale asjal hea ja et see kolmas nüüd ikkagi jääb ka, et see talv on ikka ehk selleks aastaks möödas. Ja meie tulime siis teie juurde looga, mis sellel aastal saab 60 aastaseks. Nii et 1966 Hardi Liives kirjutas näidendi Kallimas kallim, hallkaabu oli ta esialgne pealkiri. Ja seda peetakse nõukogude perioodi Eesti üheks kõige paremaks komöödiaks. Kõik teavad Hardi Liivese Viini postmarki, aga sellele on hinnangut antud, et natukene nagu niisugune poliitiline taust oli taga. Aga et Kallimas kallim, nii nagu te siin seda elamiske näete, ongi siis niisugune lugu, kuidas elati 60 aastat tagasi. Miks me teda õppisime üldse? Sellepärast, et meie näitering on tegutsenud väga pikka aega järjest. Ja kui näitering sai 100, siis me õppisime Isamaa pääsukesed, enne seda just ka Miku Märdi. Ja kui nüüd saime 105, siis mõtlesime, et võiks tulla ajas edasi. Ja ajas edasi ongi juba nõukogude periood ja aasta 1966. Kallimast kallim. Seda on mängitud Ungaris, Saksamaal, Austraalias, Valtus. Nii. Ja nüüd inglist. Ja nüüd inglist on väga õige. Ja toredat kevadet, toredat tänast õhtut. Selline siis ongi see meie esimene hommik. Jaa, meie elu koidik. Koidik. Meie õnne algus. Algus. Noh, mis sa nüüd kordad minu sõnu? Kas sul oma mõtteid ei ole või? Ei ole. Mitte ainsatki? Mitte ainu vastu. Otsa mu kullad, oleks igavesti nii. Ei. Päris tore on ikka abielus olla. Üle hulga aja. Kuule abi. Palun, ärme räägi minevikust. Ma lihtsalt ei või seda tänasel hommikul kuulata. No. Jaa, tõepoolest, tänasel hommikul on juba liiga hilja sellele mõelda. Sellele oleks tulnud mõelda eile, mõni sekund enne saatuslikku sammu. Aga mina, Tubu, tead, ma tundsin ennast nagu 18-aastasena. Süda puperdas, pea kumises. Tead, ma pole mitte kunagi varem nii õnnelik olnud. Isegi mitte esimese abielu ajal mitte. No juba jälle, no. Olgu. Jäägu vähemalt tänasel päeval sulle teadmine. Sulle põlisel vanapoisil, et oled leidnud sõnakuuleliku ja vaos hoitud naise. Mis on nüüd siis sellega ütlema? Ei, mitte midagi. Vaata, kuule, kas see loor ei ole mitte kena?
raatsi seda üldse ära võtta? Äärmiselt kena. Aga mina? Sa veel küsid. No kuidas ma siis saan teada, kui ei küsi? Sa ei ole mulle tänasel hommikul veel mitte ühtki ilusat sõna öelnud. Armas. Jah. Kallis. Veel. Kallimust kallim. Kuidas? Kes see kallim on, kellest mina juhtumisi kallim olen? Ei kedagi, no sa nii lihtsalt öeldakse, no. Ma ei leia sõnu. Ei leia sõnu? No hea küll. Ära siis üle ka pinguta. Sa ei lase mul üldse rääkida, eks ole. No näed, ideaalne põhjus esimeseks abielutüliks. Kuule, aga kuidas siis sulle meie pidu meeldis? Tore, eks? Jube kalliks läks. Kuule, pulmad on ju üks kord elus. Noh, minul küll põhimõtteliselt teist korda. Loodetavasti ka viimast korda. Aga laud oli ilmatuna uhke. Aki. Ja mis pärast? Sellepärast, et 2 eestlit kokku said. Tead, ma kuulsin oma kõrvaga, kuidas Hilda ütles Leidale, et tema ei saa aru, mis asja see Aki Joakimis leidis. Ja Leida jälle ütles Hildale, et tema ei saa aru, mis asja see Joakim Akis leidis. No vaata, kui palju murelikaid probleeme me teistele põhjustame. Ja kui me peaksime lahku minema, siis nad ütleksid jälle, et näed, kui ideaalne paar, kui hästi nad sobisid. Nii et mitte mõhkugi ei saa aru, mine või lolliks. Miks sa lahku minekust räägid? Ei, ega meie ei lähe ju lahku. Isegi kui meid aetakse. Ega sa seda juhuslikult oma esimesele mehele ka öelnud, ah? Temale? Jah. Oi, ma ei mäleta. Ja kui ütlesin, mis siis? Naine võib kõike ütelda, mis ta tahab. Ega seda ei pea selle pärast uskuma. No, tema ütles, et ei lähe lahku. No ja läksime. Sina ütled, ei lähe lahku. Ja vot ei lähe. Kiusu pärast ei lähe. Teeme vastu oksa. Nõus. Ja. Kuule, aga kas sa kingitused oled juba jõudnud üle vaadata? No kas nüüd kõike just, aga no kuule, terve tuba täis. Jah, varandus tõesti. No kingitus hobuse suhu küll ei vaadata, aga seda vaasi, see sobiks küll rohkem kurkide soolamiseks. Edendame rahvuslikke traditsioone. Siin majas nüüd kortsusveid enam küll ei ole. Näe, vaata. Noor kunstnik tahtis rabada. Oi, ta mulle meeldib noorte kunst. Vaatad. No, ja mitte midagi ei saa aru. Oi, jaa, näed, ja siin on ju veel 2 serviisi. Lõhkumiseks jätkub. Aga tunnista, kas ikkagi mitte kõige kaunim kingitus ei ole sinu naise õrnade käte looming? Sinu armastatud habemik? Jaa, see oli üllatus. Nüüd ei ole August Tammurk, kuulus kirjanik, enam mitte ainult muuseumis, vaid ka siin meie kodus. Tead kõike head ja ilusat, mida ma sinus näen ja tunnen ja armastan. No kõike seda püüdsin ma tema kaudu edasi anda. Ja ma arvan, et see on mul päris hästi välja tulnud. Ja loomulikult, muidugi. Ja tead, ma olen sulle sellest hiiglama tänulik. Aga kallis, kas sa ei tahaks kohvi juua? Kohvi?
ja kohe, üks hetk. abielu. Palun. Tänan. Kas sa konjakit ei taha või šampust? No pea ei valuta. Regis, sa ju tead, et ma alkoholist ei hooli. Õige. Aga räägime nüüd natukene oma juttu kah. Sinu Tartu reisist on juba mitu päeva möödas, aga polegi saanud rääkida, et kuidas sul siis seal see konverents läks? Konverents või? Kenasti, jaa. Muuseas koht on väga hea. Kui mina teen, siis peabki hea olema. Aga kuidas sinu ettekanne läks? No sinu armastatud habemikus. Kenasti, korras kõik. Ja millal sa tagasi jõudsid? No sa ise ütlesid, et tuled alles kolmapäeva õhtul, aga kolmapäeva lõuna ajal käisid juba töö juurest läbi. Ära joo nii ahnelt nüüd. Kus sa tead? No ise ju ütlesid, et tuled kolmapäeva õhtul, et aga tahad varem jõuda, et meie pulma asju ajama. No ma siis suurest kärsitusest helistasingi sul töö juurde. Mida sa rääkisid? No mis sul on? Külma värinad. Soojas toas. Täitsa normaalne. Imelik. Ja mida nad vastasid? No nad ütlesid, et just läks uksest välja. Tead, ma olin nii õnnelik ja rõõmus, jooksin koju, hakkasime seal kohe pulmadeks edasi maaritama. Nii et kui sa õhtul tulid, siis ei olnud aega isegi sinuga natuke tõreleda, kus sa nii kaua kolasid. Mul oli jah toimetamisi. Kuule, aga kas sa ei olnud kuidagi puhas tujus, kui sa tulid? Ei, kus sa nüüd seda võtad, otse vastupidi. Ikka külma värinad või? Kuumad. Kuule meeraas, vaata, et sa nüüd haigeks ei jää. Mulle ema lubas varsti siit läbi tulla, Tiiu ja Ants tulevad pead parandama. No ja summelite pere. Ei ole viga. Tõusen üles, hakkan liikuma, läheb mööda. Neid sinu nalju küll. Ole õnnelik, et sul nii rõõmus naine on, temaga sul juba igav ei hakka. Pigem vastupidi. Kuule, aga kus kohas sul sinu uhke ilus kaabu on? Tead, ma otsisin kõik kohad läbi ja ma ei leidnud seda mitte kusagil. Ja eile sul registreerima minnes seda ka peas ei olnud. Ilm oli ju soe. No jaa, aga kaabu sobib sulle nii hästi. Pane kohe praegu pähe. Praegu? Jaa. Miks praegu? Ma tahan sind imetleda. Mis asja sa tammud? Mina? Sina jah? Kuule, kas sa ei mäleta, kus sa selle panid? Kus sa kuhugi pannud? Kuule, ma võin aidata sul seda meelde tuletada, kui sa hästi maksad. No kuule, aga mõistata siis. Mängime. Mis siin ikka mõistatada? No ära luiska nüüd. Mõistata 3 korda. Küll siis kuuled, no ütle. Mis siin ikka mõistatada? Tead, ma pidin puruks naerma. Mis no puruks, miks puruks? No ütle, küll siis kuuled. Oota.
vaata, Aki, tead, ma ei tahtnud sind kurvastada, noh. Mis siin kurba on? No mõtlesin, et räägi pärast pulmi, noh. Mis on juhtunud? Vaata see kaabu, noh. No see ilus must kaabu, mille me koos ostsime, see... Jaa. No vaata see kaabu, see... Nii? See varastati ära. Varastati ära? Oh, mis sa ajad selgel päeval segast? Kes see varast? Kus? Millal? No naera, rongis varastati, noh. Mine või lolliks? Millal? Siis, kui Tartust tagasi sõitsin. Mis sa tõtt räägid või? Noh, ära naera, ma olen ise ka õnnetu, noh. No aga kuidas see siis juhtus? Väga lihtsalt, kas või õpi. Vaata, no läksin tualettruumi ja... Aga siis tuli peatus, noh. Ootasin seal, kuni rong uuesti liikuma hakkas ja oligi läinud. Küsisin vagunisaatjat ka, see ei teadnud mitte midagi. Imelik. Imelik, jah. Aki, oled sa nüüd väga kuri? Koer on kuri. Mine nüüd pesema ja unusta. Tuleb tund, ostame uue. Jah, muidugi. Kallis. Armas. Kallimast kallim. Kuule, jäta midagi pärastiseks raha. On juhtunud midagi kohutavat. Kas läksite juba lahku või? Tobu! Vaata, kui ma sinu juures külas käisin, mul oli kaasas see suur kandekott. See oli seal sinu esikus. Ma ei olnud selle sisusse nüüd mitu päeva pilku heitnud ja täna avastasin sealt ühe võõra kaabu. Kust sa selle hankisid? No kui ma isegi teaksin. No esiti ma arvasin, et see on Joki oma, aga praegu just selgus, et tema oma pandi Tartu rongis pihta. Järelikult ma pidin selle neetud kaabu sinu juurest kaasa saama. No kuule! No kui sul olid ju seal toanaabril või korterinaabril need külalised, võib-olla keegi neist. See neiu ei ole sõnagi kõissanud. Kui koju lähen, võin uurida. Ole kena. Tead, ma ei oska seda endale mitte kuidagi selgitada. Ja veel vähem oma armsamale abikaasale. Saan aru ja tunnen kaasa. Nii sünnivadki abielu valed. Aga ära muretse. Varsti harjud ära. Saad meistriks, omale spetsialistiks. Jäta lobisemine. Aga kas sa pärast tulid ka ikka läbi või? No ei, et mul pea niigi huugab teie pulmadest. Sa õnnetu hing, jah.
ja tere. Tervist. Kas sellelt numbrilt saab Joakim Lusti praegu kätte? Ja teoreetiliselt küll, aga praktiliselt mitte. Ta on vannis. Kas ma räägin tema abikaasaga? Ja te räägite tema abikaasaga. Siin Kõvamees, August Annurga muuseumi direktor. Ma rääkisin ennesti Lusti õega ja oma suureks üllatuseks kuulsin, et ta oli abiellunud. Kas see vastab tõele? Ja, no kuidas ma siis muidu saaksin tema abikaasa olla? Oi, vabandage, täitsa õige, ilmselge, või? Oi, no aga võib-olla siis helistategi hiljem. Ei, ma arvan, et ma räägin teiega, sest asi puudutab teie abikaasat. Ta on muuseumi pikaaegne töötaja ja mind määrati sellele ametikohale alles 6 aega tagasi. Ja ta on jah, tema panus August Annurga kirjandusloolise pärandi uurimisse pole küll kolossaalselt suur, kuid see täpne ja hoolas. Ja, ma olen teiega tõesti sama meelt. Ja lühidalt meile muuseumi töötajatele teeb muret, et me võime ta kuidagi ootamatult kaotada. Kaotada? Kuidas kaotada? No kuhu ta siis kaob? Ma mõtlesin tema tervislikku seisundit. Tervislikku seisundit? Mis tal siis viga on? Jah, kas ta viimastel päevadel on olnud rahulik? Rahulik? Ei no, miks ta rahutu peaks olema? Olge mureta. Ma rääkisin kultuuriosakonna juhatajaga ja konsulteerisin usaldusarstiga. Me teeme kõik selleks, et ta võimalikult kiiresti sanatooriumi pääseks. Joakim ja sanatooriumi? Mis tal siis viga on? Kas ta siis ei teagi tema haiguslugu või? Ei, ta ei ole mulle mitte sõnagi kõssanud. Ah soo. No jah, no ilmselge, sest et ju pulmad ja värgid, eks kõik ju, ta püüdis seda teie eest varjata, ilmselgelt. Aga mis tal siis viga on? On ta hull? No, kuidas võtta? Mitte just päris. Palun rääkige siis. Palun tõida meile sinise lehe. Sinise lehe? Jah, see anti tal 10 päevaks kuni sanatoorse ravini. Sanatoorse ravini? Mis tal siis viga on? Asteeniline seisund. Asteeniline seisund? Jah. Mis see on? See on närvinõrkus hüsteerilistele inimestele. Ta on nagu selgub sedasorti emotsionaalne inimene, kellel puudub enesekontroll. Tänan ta on melanhoolik, komme, lõhkuja, laamendaja, skandaalitseja. Joki, lõhkuja? Ei, ma ei ole kuni tänaseni mitte midagi märganud. Ega meiegi. See asus temas varjatud kujul. Nüüd aga algas täitsa täie jõuga. Üleeile, kui ta tõi meile sinise lehe, siis ta oli kuidagi närviline ja kehkel. Käitus väga kummaliselt. Muuseas, arst soovitas teil olla tema vastu hästi tähelepanelik ja kena. No seda ma ju olen ilma arstitagi. No las käib sanatooriumis ära ja eks me vaatame, mis edasi saab. Kuidas edasi? Noh, kas ta kannatab endist muuseumitöö koormust välja või ei. Aga olgu, kõike tervist, jah. Tead lipsu otsin, mitte kusagil ei ole, tead ma lihtsalt ei või siukest asja kannatada. Ma tean alati, kuhu ma midagi panen, kus midagi on. Aga see nüüd Kas tasub siis niisuguse tühja asja pärast? Tühi asi, lips ei ole mehele tühi asi. No aga pane siis mõni teine. Ei, ma tahan seda triipudega teada.
ma pööran kas või kogu korteri pahupidi. Tagurpidi, ei, otsime tõesti üles. Kuskil ei ole. Kus ta siis on? Kuskil ei ole. Nii, kus ta on? Vaste leiame üles ja siis on kõik jälle hästi. Kõik on jälle hästi siis. No ei ole mitte kuskil. Oi! Mis said kätte või? Sain jah kätte. No ei ole mitte kusagil, no mis parata, no. Terveks päevaks tuju rikutud jälle. Siin sa oled killikukukene. Jumal tänatud. Lõpuks ometi. Teine olemine kohe. Kuidas sa ennast tunned, Juki? Ei, no ma ütlesin, et kohe teine tunne, no. Aga kuidas siis see esimene oli? Mis esimene? Ma ei saa sinust aru. No kas seda ütles sulle sinu arst? Missugune minu arst? No eks ikka see sama, kes sulle sinise lehe andis. Juki küll. Miks sa olid vaikid? No sellest ei ole ju mitte midagi. Me ravime su täiesti terveks. Sinust on kõige tugevamate närvidega mees maailmas. Ja no minu kõrval peavadki tugevad närvid olema. Nii et räägi nüüd. Sinu abikaasa kuulab sind. Kus sa tead? Kus ma tean? Mida naine ei tea? Naine teab kõike. Ta teab isegi seda, mida mitte midagi ja ta ei tea üldse kõike teab. No kuule, kõvamees helist. Kõvamees? Kas ta tahtis? Ta informeeris mind sinu haiguslikust seisundist. Veel midagi? Kas sellest on veel vähe? Ei, no rääkis ta midagi ka Tartu sõidust või? Kas sulle tuli siis juba hoog peale? Asi pole üldse ju kõneväär. Asi pole kõneväär. Mind lüüakse täiesti rivist välja ja asi pole kõneväär. No nii, lauaga kõik lagedale. No silmapilku, rahunema. Nii, istu siin. Vaata, ma olen ju sulle rääkinud, milline on minu töösuhe kõvamehega. No, tema ei salli mind ja mina ei talu teda. No sellest päevast alates peale, kui ta meile muuseumisse direktoriks määrati, valitses muuseumis äikseline õhku. No ta ei suhtu August Tammult ka nagu tõeline kirjandusklassikut armastav kirjandusteadlane, vaid ta on nagu, tead, ta on nagu habemajaja, kes oma suva järgi tema habepügades ja karvu välja kikkudes püüab teda kaunimana näidata. Aga noh, ta oli nii kaunis, niigi ju. Ja tegelikult mul on ka üks pikem artikkel pooleli praegu, kus ma siis kummutan kõik tema argumendid ja temast jääb järgi ainult paar pilvast ja natuke saefuu. Vaata, Joki kallis, praegu me läheme ju kogu aeg oma jutuga edasi. Aga vaja oleks minna tagasi. Sinna püstvata. Noh, pulmade puhul oli mul õigus saada 3 vaba päeva, eks ole. No aga minu au ja südametunnistus ei lubanud seda iialgi kõvamehe käest küsima minna. Veel vähem teda pulma kutsuda. No ja nii läksingi polikliinikusse, võtsin sinise lehe. Äge gastriit, 3 vaba päeva. No tervis oli ka natukene siuke kahtlane ja no, näed, täna ongi juba 3, nii et no, kõik, no. Ma ei saa aru, milleks tal oli vaja seda sulle seletada. Kallis Joki, no ütle, miks sa ei taha mulle oma haigusest tõtt rääkida? Issand, ma ju rääkisin, milleks sind häirida niisuguste pisiasjadega, no? Pisiasjadega? Ja asi pole üldse kõne väärt, jah? Ei, no, muidugi tuli jook peale, läksin arstile, no aga see läks juba üle. Oled sa selles ikka kindel? Tead, Joki, võib-olla on tõesti parem, kui sa käid nüüd seal sanatooriumis ära.
sanatooriumis, kastriidiga. Kuule jäta juba see kastriit. Räägime sellest, mis sul tegelikult sinisel lehel on. Oot, mis siis on tegelikult sinisel lehel? Kuule ära tee nägu, et sa ei tea, mis seal on. Kõva mees rääkis mulle kõik sinu asteenilisest seisundist. Mis asjast? Sinu nõrga närvilisusest. Ütles, et saadavad sanatooriumisse, ravivad terveks, et sa saaksid uuesti töövõimeliseks. Kui hea, et ma seda teada hakkasin tõesti. Mis asja? Mina pole töövõimeline või? Tead, see on mingi pettus, see on mahinatsioon, see on mingi kombinatsioon, tead. Ma helistan talle, ma paljastan ta praegu. Ma lähen lolliks. Tammnurga muuseum kuuleb. Mitte Tammnurga muuseum, vaid kõva mees, kui ma ei eksi, jah? Mina jah, kes räägib? Lust siin. Kuule, te helistasite enne mu abikaasale. Kas te ei kordaks seda, mis te talle rääkisite, jah? Miks ma peaksin seda kordama? Sellepärast, et ma nõuan seda. Mis asja te nõuate, mis teil viga on? Ma tahaks hoopis teada, mis teil viga on. Minul segaseks läinud või? Ei ole läinud ega plaanigi minna. Tead, milleks te viite mu abikaasa segadusse üldse, ah? Mis seisud, mis sanatoorium, mis ravid, ma imestan teie käitumise üle. Mina imestan hoopis teie käitumise üle. Tead, ma tulen homme tööle ja siis imestate juba veel rohkem. Homme ei tule te kuhugi. Teile anti 10 päeva. Teil oleks vist vaja 15 anda. Minu sinine leht lõpeb täna. Ei lõpe. Lõpeb jah. Kas te arvate, et ma lugeda ei oska? Rahunege inimene. Teil ei ole... Ma informeerisin kultuuriosakonda teie tervislikust seisundist. Teil ei ole kasulik erutuda. See võib väga kurvalt lõppeda. Ja me loodame, et see haigus teil peatselt paraneb. No milles? Mul ei ole viga mitte midagi ju, noh. Ärge tehke nägu, nagu te ei teaks mitte midagi. Sinisel lehel on täpselt kirjas. No mis on sinisel lehel kirjas, noh? No diagnoos loomulikult teie asteenilisest seisundist. Muuseas, teil pole kasulik erutuda. See võib halvasti lõppeda ja ravige ennast terveks ja siis räägime edasi. Head tervist! Diagnoos! Kuule, mis olgu? Aki, kuule usus, see on praegu mingisugune eksitus, noh. Tead, ma küsin sinult viimast korda. Kas sa oled haige või ei ole? Ei ole! Ei ole! Ei ole! Tead sa mis? Kenarain eksis. Kes? Saamuel Kenarain. Noh, koolivend mul, arst. Muidugi. Tema mulle selle lehe, sinise lehe andiski. Jaa. Tead, ta oli juba kooli ajal nii ajameelne, et üritas kustutada pliiatsiga ja kirjutada kummiga. Muidugi. Ma vannun, et ajas midagi sessi. Sest vaata, kui ma sellal, kui ma tema juures oli, jooksis ringis üks närvihaige. Ja sina ja kõvamees võtsite seda kõike puhta kulla. Kuidas sa niisugust lollust uskuda võisid, noh? Tead, mul kohe nagu kivi langes südamelt. Tead, mine helista talle kohe. Ei vasta. Ju ei ole kabinetis. Küll, on ikka pagana kena kõik. Kena nali. Ja mul ei tulnud üldse mõttessegi sinise lehel pilku heita, noh. Nii, tead, mina lähen nüüd, vahetan riided, käin poes, toon ajalehti. Ja sina aja siin need asjad kõik kord, eks? Jaa, ei, loomulikult.
aga tee ruttu, eks? jaa. kallis. armas. sina minu vasteeniline seisund. Oh, August. Selle kõva mehega tuleb meil veel üks kõva lahing. Sinu nimel olen ma kõigeks valmis. Ja ma kuulen. Tere, kuule, Lussi, Joakim Lust. Kes? Lust, noh, koolivend, mäletad ju, käisin kolmapäeval sinu juures. Kolmapäeval? Jah. Ah jaa, tere, kuidas tervis on? Mis terviseviga peaks olema? Oota, miks sa minu juures käisid? No tahevakene, kui sa tõesti ei mäleta. Andsid mulle ju sinise lehe. Mina? Ah jaa, õige, tere. Tahad pikendada või? Ei, astu läbi, tule homme. Oot, kuule palun. Vaata, mäletad, kui ma sinu juures olin, Tormas ringis oli üks närvihaige. Nii, kes? Mina tean, kes, noh. Jooksis seal ringi, hüsteeritses, keeldus haiguslehte vastu võtmast ja jooksis minema, noh. Sa veel ütlesid pärast, et tahad teda sinna sanatooriumisse suunata. Oot, see midagi selle vastu või? Sugulane või? Kuule, oota, kuule. Kas sa mäletad, kas tal oli mingisugune asteeniline seisund? Meenub, ja oli küll. Siis võta teadmiseks, et sa oled selle diagnoosi minu lehe peale kirjutanud. Oot. Kohe vaatan üle. See on kuskil siin tema haigus. Jah. Väga huvitav. Teitsid, jah? No mis sa oled talle kirjutanud siis? Äge gastriit, 3 päeva. Soovin õnne! Tead, õiendasin teid mõlema korraga siin, ta ei võtnud oma lehte kaasa. Ajasid mu segadusse. Aga kui te tead sellist, et ma muudan te lehe kohe ära ja ta võib täna homme järgi tulla. Oot, peab kinni nüüd, aga minu oma! Oota, mis siis sellega on? Saaksid sinist lehte, et ei saaks tööle sõita ja said selle. Mis siis veel? Lähed homme tööle ja kõik on korras. Korras? Kuule, tööl nõutakse, et ma pean minema ravile, et ma ei saa enam teadusliku tööga tegeleda. Miks ei või? No sellepärast, et ma olen närvihaige. Aine siis muidugi ei või. Sina tegid mu närvihaigeks. Kurat, tead, sa pead selle asja korda ajama. Ma tulen homme sinu juurest läbi. Sina? Jah. Kuule ära tule, tead, sellest ei tule mitte midagi välja. No miks ei tule, noh? No vaata, kallis koolivend. Sa elad hoopis teises piirkonnas ja ma ei avanud sulle kaarti. Nüüd kui ma hakkan haiguslugu muutma, siis võib tööandja helistada meie peaarstile. Siis tuleb välja, et ma andsin fiktiivse lehe. Ja see mitte kuidagi ei käi kokku arsti eetika reeglitega. Lühidalt mind võidakse vallandada ja me oleme sellest põrmega huvitatud. Nii et head aega. Oot, kuule, keegi ei päri mitte midagi. Tead, ma seletan oma asjameestele kõik ära, et noh, arst lihtsalt eksid, noh, ajas ajameelsuses segi. See veel puudus, tead, peaarst juba ammu peale hammast. Ma ei tohi mitte millegagi silma hakata. Ei, kena nali küll, eks ole. Tembeldad mind hulluks, nüüd ma peagi siin rolli mängima, eks ole. No eks mõelnud selle peale siis, kui jooma hakkasid ja sõidu maha magasid. Jooma? Sa tead väga hästi, et ma alkoholist ei hooli, noh. Ei hooli ju. Kui siin käisid asjasid üks vana tõhk. Kes? Mina? Tõhk? Muidu oled küll tead kange mees kõike segi ja sassi ajama. Ei no kuidas sul see nüüd nii hästi meeles on, jah? Ei tead, sa pead selle asja korda ajama, sest sinisel lehel on lõppude lõpuks all sinu allkiri. Ähvardad? Küll ma midagi välja mõtlen, pesen oma käed puhtaks. Mind saalt ei vea. Ja ma tahan tõde ja selgust. Tõde ja selgust, millest tõde kartsid? Pelgasid muusi ülemusi ja kõik karjerist. Aferist! Petis. Suuradi soolapuhuja. Kuule, sul hullul ongi juba steeniline seisund, mis siin enam muuta? Tead, ma ei jäta seda nii. Ma lähen, tead sinna selle... Tead, kui õiendama hakkad, saad su naine ülemused teada, kus sa tegelikult olid ja mida tegid. Sina julged ja või sina julged, jah? No kui sina julged teha, miks sinaga rääkida? Narr.
see ei jää nii, oota ainult, see ei jää nii. Ma võtan midagi ette. Tead, mine ravile, seal on see õige koht. Kuule, hallo, kuule. Ei kuule jah, no ära siis kuule tead. Aga sa kahetsed seda mees veel, oi, kuidas kahetsed. Ma pean olema rahulik. Hinga sügavalt sisse, välja. Ma pean olema rahulik. Põrgut. Tervist, kas teater kuuleb? Kuidas ma saaksin rääkida näitleja Juhkamiga? Ma kuulen. Karla, sina jah? Sina Joakim või? Noh, kuule, magasid välja või? Ei, noh, pulmad olid vägevad. Nurisemiseks pole põhjust. Tead, kuulan mind nüüd ole armastusega. Sest eile ma ei saanud sinuga mitte sõnakestki rääkida. Sest see sinu Milli istus kogu aeg kõrval ja muudkui luges aga pitse. Vaata, kui ma kolmapäeva hommikul, vaata seal ärgates avastasin, et olen komandeeringu sisse maganud. Läksin polikliinikusse ja võtsin tuttavalt arstilt, võtsin sinise lehe. Aga see toomakas eksis diagnoosiga. Ja nüüd ei julge parandada, väriseb koha pärast. Ja kõva mees tahab mind ka ravile suunata. Saad aru, ma pean Akile kõik ära seletama. Aga üksi ma ei suuda sellest supist kuidagi moodi välja rabeleda. No vaat kus pirukas, aga mis siis on? Räägi ära. Hea öelda räägida, aga siis tuleb välja, kus ma öösel olin. Ei, sa pead tulema ja Akile selgeks tegema, et see, kelle poole me kõrtsist tulles läksime, et see oli sinu tuttav ja minul ei ole selle tonnaga mitte mingisugust pistmist. Kuule mees, kas sa oled hullus läinud? Kui Aki sellest kuuleb, teeb poole tunni pärast sellest ka minu Milli ja tunni pärast kogu Eestimaa. Ei, seda elama üle mina veel vähem tema. Pea, aga ütle, kus me täpselt käisime, kes see üldse oli? No me käisime seal, mis oli see Inavästriku tänav, maja 14, korter 7 ja tead, mis see on see, Limbi. Et see mul siuke vana, tead siuke tuttav, kellega mul oli siuke väike, Tšilipiripinn või midagi sellist. Ei, aga tead, millil pole tema eksisteerimisest õrna aimugi. Silma vennast sind praegu aidata ei saa. Kuule, pea, tead, Akiga saab ju kokku leppida ometagi, Sa lihtsalt tule ja tunnista, et mul ei olnud selle imbiga mitte midagi, absoluutselt mitte midagi. No vennike, kust mina võin vanduda, mis sa seal öö läbi tegid, Kui mina vastu ööd ära läksin, siis sinul polnud enam piltigi ees. Kust ma võin vanduda, mis sa seal öö läbi tegid, Ei, muidugi, mis asja, mis pidin tegema? Tead, ärkasin hommikul üles, naisterahva hommikumantel toolile enne. Tead, see on õudus. Aga tegelikult taktipus mul on ka kaabu kadunud, Kaabu? Jaa. Oot, see sama kaabu, mille liigu tegemises kõik lahti läks. Sina oled kõiges süüdi, sina hakkas seda võtmist organiseerima. Kuule, ega mina teadnud, et sul nii kiirelt kohe jalad alt ära kaovad. Ja üldsegi, see kaabu, see on kindlasti imbi juures. Ma ei tea, igalt poolt otsisin, mitte kusagil ei olnud. Ära muretse, võtan selle asja enda peale, helistan homme imbile tööle, uurin järgi. Kuule, põrguse kaabud ja asi on muus. Kuule, üleüldse, ära praegu segami, mul on üldse proov. Mis see on? Arvud. Lambakesed. Arvud. Tallekesed. Lambakesed, 1, 3. Kuidas tekkis nii? Lambakesed, tallekesed.
halloo. Halb. jah. ma küsin sinu, kas oled sõber või ei? jaa, olen küll, aga peale sinu on mul veel naine ja 2 last. oled mees või ei ole? kui armastab, siis usub. räägi ära. ja räägid, et mul on 1 päeva alles abielus olnud. ja mina juba 15 aastat, see on palju hullem. kõik põrg. ja hallo. hallo. laske poolt läbi ära. noh, kallis, kuidas sul siin läks? kas sa oma aki peal ikka mõtlesid või? oi, ja kuidas veel. tead, kenapäev sain kätte. jaa. ta on siga. keeldub parandamast päris oma koha pärast, noh, et ikkagi fiktiivne tõend või nii. oota, tead, ma helistan ise talle. ei, sellel ei ole mõtet, sellel ei ole mõtet. ei, ära vaata mind nii, ma tean, ta on kangekaelne nagu eesel, aga tead, noh. ma lähen ise homme tema pärast läbi ja töötan ta põhjalikult läbi. eks? aga Aki, kuule, unustame palun selle tänaseks, sest noh, midagi hullu ei ole ju juhtunud. oleme ise endi jaoks. tõesti, noh. arst eksis diagnoosiga, kaotasin kaabu. kellega seda juhtuda ei võiks? no ausalt öelda mulle oleks meeldinud, kui see olekski kellegi teisega juhtunud. aga tead, ma lähen nüüd hoopis kööki ja keedan puiagi valmis. kas sa lehte tõid? jaa. palun. tänan. tervist, kas Ladu kuuleb, jah? jaa, Ladu, jaa. Joakim Lust siin. mis teil veel vaja on? kas te tänaseid lehti olete lugenud? ei, mis siis? ega ometi? jaa, sees, pikalt ja laialt. kas minust? Teist ja minust, kogu lugu on pea peale käänatud, noh. no lugege siis. pikk artikkel, siin mitu allkirja, siis on see mingi inspektor, siis on see ajakirjanik Nina Tarkvel ja. no lugege nüüd, no mis te piinate. ja, oota, no alguses on juttu teistest ladudest, aga siis tuleb. Jumal. ka laost number 3, juhataja Adam Ilukas esineb korralagedust. kolmapäeva hommikul viibis laos kõrvalisi isikuid. muuseumi töötaja Joakim Hõll, minu nime nad pole õnneks välja kirjutanud, lootis hankida oma tutvuse teel musta kaabu. raha oli juba juhataja ees laual ja summa ületas peakatte väärtuse 2-kordselt. see pole ainuke taoline juhtum, kus noh ja nii edasi bla. no
mis asja te mulle kaela tõite, kui te helistasite, ma ütlesin teile ju selge sõnaga, et ma ei tohi laost müüa. No miks te tulite? Saad aru, ma rääkisin ju teile oma tõelisest murest, ja pealegi No aga miks te oma seda 25 lihtsalt laua pealt siis ära ei koristanud, kui nad sisse tulid? Ja no miks üldse 25-line? Jumal ikka küll, ma näitasin teile, et mul ei olnud väiksemat, aga milleks teil oli vaja öelda, et te mind ei tunne. No kogu häda ju oligi sellest, et pagana kaabusid polnud mitte kuskilt poest saada. Milleks teil oli vaja öelda, et te mind ei tunne, Ma ajasin tagasi ja ma ajan tagasi. Ma võin oma kohast ilma jääda. Aga teie ka nagu loll ja et tunneme ja tädid ütle sünnipäeval ja... Kes mida? Kes sul? Mina või? No eks te oleks võinud öelda siis, et te tulite näiteks vana võlga tagasi maksma või? Kui saab aru, ma ei laena mitte kunagi mitte kellegi käest mitte midagi. Tõepoolest loll, Kuulge, mida te oma õige lubate praegu? Kas te üldse teate, kellega räägite või? Lolliga räägin. Mis? Mida? Ja vaadake, et te meie tutvusest kuskil kellegile ei iitsata. Tahate ennast puhtaks pesta, jah? Ja miks te mul attu üldse ronisite? Hirmustama naise ees ajasite seda kaabut taga. Tuuflialune niisuke. Mida? Mis? Teate, käige kuradile koos oma kaabuga. Oi, tarkis, käivad siin igasugused, Joki, kallis. Jaa, mis on? Kas sa vaatasid ajalehe läbi? Mis siis? Ei, nüüd tahab lugeda. Oi, jeerum. Mis sul on? Kuhu sa helistad, kuule? Mida sa praegu tegid? Mina? Mitte midagi. Mitte midagi? Mis asjad need siis on? Need, niisama. Või nii? Jah. Niisama jah, tead Aki, kuule. Ei, ära tule. Kuule, ei maksa nüüd niimoodi elutuda. Vaata, sa ära selle üle imesta. Vaata, tead, ma siin lugesin neid välispoliitilisi uudiseid ja kõik need arreteerimised, represseerimised, diskrimineerimised, maailm käärib ja kogutab, ma lihtsalt läksin ägedaks, Jaa, see võib mõjuda. Just nimelt, vaata just need viimased sündmused seal Aafrikas ja Ameerikas ja siin Euroopas ja ma lihtsalt läksin ägedaks ja tead, ma olen seda ennem ka teinud. Loed, vihastad, rehvid tükkideks, temperamendi küsimus, nagu öeldakse, et tavalise inimese elav reageerib. Ma saan aru, jaa. Jaa, aga tead, ma koristan ilusasti krahi ära kohe, juba koristan, ma korjan ilusasti krahi kokku, viin prügikasti ja kõik on jälle hästi, eks ole, on ju? Ja tee seda jah, Joakim. Juba viin.
kuulen. tere, kas ma saan rääkida doktor Kenakaimuga? Ja mina kuulen, jah. Väga kena. Aki siin, Aki Lusti naine. Oota, missugune Lusti naine? Joakim Lusti naine. Joakim Lusti naine. Aga kes see Joakim Lust on? Tule taevas appi, teie sõber ju. Alles täna hommikul ta helistas oma hädas teile. Mis häda tal on? Millele ta kaebab? No, öelge mulle palun, kas ta rääkis mulle tõtt? Tema ütles, et te olite diagnoosid segi ajanud. Aga hetk tagasi sai ta hakkama millegi niisugusega, et minevi lodiks. Millega? No, asja eest aga võttis ta ajalehe, rebis selle tükkideks ja loopis nagu lund lae ja ise ütles, et teda järutavad välispoliitilised uudised. No kas te saate aru? Ei saa, aga väga huvitav. No öelge, on ta tõesti haige? No järelikult on tal ikkagi närvid korrast ära. Arstiteaduslik paradoks. Mitte diagnoosi tulen inimesest, vaid inimene ise järgneb diagnoosile. Ma ei saa nüüd lõhkugi aru. Ei, kõik on korras, muuta pole või midagi, siinene leht kehtib. Järg uskuge tema juttu, et ajameelsus või eksitus, ta vajab ravi, olge mureta. Ja tervitage teda minu poolt. Või ei, tegelikult ärge tervitage, see võib talle halvasti mõjuda. Ja Aki, kuule, ega sa mu peale nüüd pahane ei ole, tead nad seal Afrikas? Ja, tean. Aga Jokikallis, ütle, kas sa ei tahaks praegu korraks niimoodi pikali visata? No kuni külaliste tulekuni. No tee mulle seda head meelt. No, ma nii tahtsin sinuga olla, no. Ja no pärast, aga no tule nüüd. No tule puhka veidikene. Ja siis pärast räägime kõigest, eks ole? Jah. Lähen kööki ja toimetan seal veidi. Aki. Jaa. Mis sa seal köögis teed? Kas katad laua? Jaa, seda ka. Aga natukene loen ajalehte. Ajalehte? Jah, mis sa nüüd nii imestavagi vaatad? Kulla kullakene, sellest ei ole mitte midagi, et sa ajalehe puruks rebisid. Tead, esimese abielu ajal ka. Me mehega alati tülitsesime, et kes saab esimesena lehti lugeda. Noh ja siis ja sellest ajast alates ma harjusingi mitut eksemplari ostma. Täna ostsin ka, et kõik on hästi. Ära muretse üldse. Vaheaeg 20 minutit. Nüüd, mis asja ma pean tegema? Sina mõistaksid. Nii. Nii, jah. Ma
kuulan sind. Ma kuulan sind viimast korda. Viimast? Jaa. Kui sa mulle nüüd ka tõtt ei räägi, siis juhtub midagi. Mis? Ära ole nüüd nii juudisimulik. Kui oled käes küll, siis näed ja tunned. Ma kuulan. Ma kuulan. Mul on aega. Mis sind huvitab, mu armas? Mis mind huvitab? Paistab, et sul on enese väljendamisega raskusi, jah? No hüva, ma siis ise. Punkt 1. Ajalehte ei kiskunud sa tükkideks mitte hullumeelsusest, mida sul kahjuks ei ole, vaid kindlas veendumuses, et ma seda artiklit ei loeks. Jah? Jah. Punkt 2. Kuna sa kolmapäeva hommikul seiklesid Tallinnas mööda ladusid, siis järelikult sa Tartusse öösel ei sõitnud. Oli nii? Jah? Jah. Punkt 3. Kuna sa Tartusse ei sõitnud, siis järelikult pidid sa oma kaabu kaotama kusagil. Sa ei kaotanud seda rongis, jah? Oli nii? Jah. Punkt 4. Järelikult sa kaotasid selle kusagil mujal. Jah? Jah. Vaata, kui hästi me teineteist mõistame. Kõik eeldused ideaalseks abieluks. Kas sa oled ütled, kus sa selle öösel konasid? Telefon, oota, ma kohe. Ja, halloo, ma olen siin. Kas lust? Mina? Vähe sellest, et teil tervis korrast ära, te hangeldate veel kaabudega. Mina? August Tammnurk tõuseks hauast ülesse. Te hävistasite kogu muuseumi, klassiku püha nime ja kõiki Eesti kirjandusteadlasi. See on eksitus. Miks ma peaksin teid uskuma? Saage aru, mingit altkäemaksu ei olnud, see pandi hiljem juurde. Ja miks ma peaksin ikkagi teid veel uskuma, öelge mulle? Teate, ma helistan toimetusse ja nõuan õiendust ja siis helistan hiljem tagasi. Olge lahke, aga muidu? Mis muidu? Ma ootan teie selgitavat kõne. Täpselt nagu minagi. Ma sain seda asja ei saa niimoodi jätta, see oleks kõvamehele relv. Mis selle ajakirjaniku nimi oli? On sul veel vaja tegemist? Jaa, tule teine kord. Ei, vabandama, oota natukene, ma lihtsalt ei saa kahte asja korraga. Huvitav, ühe päevaga sain lausa 10 hakkama. Mul on hämmastanud, imestunud, et ma ikka veel suudan nii rahulik olla. See on sinust tõepoolest väga kena. Ja enne kui helistad, ütle, kus sa öösel olid? Mina. Sina? Luba, et ma enne helistan sinna, Kus sa olid? Kannata mõni minut veel, sa kuuled kohe kõik, No kus? Kainestusmajas. Uhti kuuleb. Teil seda toimetus, jah?
ja, Uhti, ja. Siin räägib Joakim Lust, noh. See kaabostja, ja. Mis teil siis südamel on? Miks te seda tegite, noh? Enne pulmi veel niimoodi, noh, teatud. Miks te altemaksule vihjate, no vaadake, noh, Vilukas olnud juba enne teie tulekut nõus seda müüma, no. Miks te seda arvesse ei võtnud? No. Vaata, teie rääkisite üht, Vilukas teist. Teie ütlesite, et te tunnete teda. Tema ütles, et ei tunne teid. Teie ütlesite, et tahtsite ikkagi osta. Tema ütles, et ei kavatsenudki müüa. No, keda ma pidin siis uskuma? Vilukas ajas hirmuga kõik tagasi, no salgas nagu Peetrus Jumala, no. Teate, klaarige omavahel, kes valetas ja kes mitte. Mind huvitavad ainult faktid. Faktid? Aga ise te ju päänate neid fakte. Mis te ütlesite? No kuulge, kas teid tõesti tõde ei huvita või? Sa taevas alasta. Midagi muud kui tõde ma ju ei kirjutagi. No ausalt öelda pole märgata. Ei, teate, ma lähen teie toimetaja poole, ma lähen ülespoole ja veel ülespoole ja... No. Kas te arvate, et mina ei oska ennast kaitsta? Teate, kus on teie südametunnistus? No teate, nüüd ma saan küll kurjaks. Aga kus oli teie südametunnistus, kui te ringi laaberdasite ja oma kaabu ära kaotasite? Kas siis üks korralik aus kodanike joo? Ei, noh, joo küll. Aga ainult morssi ja mangomahla. Teate, te peate andma kirjaliku tunnistuse, et mitte mingit altemaksu ei olnud. Aga raha oli ju juba laual. Laual oleks võinud ka pussnuga olla ju, ega ma selle pärast mõrtsukas ei ole. No, mine tea. Nii mene. Kuidas ta aru ei saa, mis olukorda see artikkel mind praegu paneb? Tööl kodus. No, mis see teile maksaks siuke, noh, ma ei tea, õrn vihje või siuke väike õiendusetkene, noh. No teate, ärge rääkige nii holeda häälega. No teate, ma söön praegu. Ei no inimesena ma võin ju teist aru saada. Just seda sõna ma teilt ootasin. Ja teid mõista. No muidugi. Ja teile isegi kaasa tunda. No loomulikult, noh. Aga vaadake, teha ei saa ma küll mitte midagi. No miks ometi? No, vaadake, me oleme siin praegu nagu 4 silma all või noh, õigemini kõrval ja ma võin teile öelda, et just nädal tagasi läks mul üks asi nii kaugele, et noh, toimetaja pidi pärast õienduse lehte panema ja pahandust oli nii, et oi. Ja kui ma nüüd lähen jälle tema juurde selle jutuga, ei, tänan. Ei, no vaadake, teie ei peagi midagi, ma ise räägin toimetajaga. No jaa, aga siis ta kutsub muju välja ja küsib, et kas see oli nagu õige või mitte. Ja teie? No mina pean muidugi ütlema, et kõik oli õige. No saage minust ka aru. No mis see väike artiklikene teil ikka teeb? Ütlete tuttavatele, et te ajakirjanik soolas seal üle ja pealegi seal artiklis ei olnud üldse mainitud teie perekonna nime. Teate, mina võin ju palju hullemini vahele jääda. No, inimene peab ju inimesel ikka sõber olema, eks ole ju mees. No kuidas ma saan teie sõber olla, kui teie ei taha minu sõber olla? Ei, no teie olete lihtsalt palju suuremeelsem inimene. Inimene suure algustähega. Nüüd on küll 2 lolli tõesti kokku sattunud. Oota, kas te tõesti arvate, et ma teie toimetaja käest õiendust välja ei räägi, jah? Ei räägi, sest mina räägin paremini. Teate, kes te olete? Te olete nahahoidja. Kes? Nahahoidja. Naljakas inimene. Miks ma teda siis hoidma ei pea, kui ta mu oma enda nahk on? Sa oled uskumatuna. Kus siis teile ei ole teie oma nahk kallimast kallim? Minu nahk kallimast kallim? Ja kas teie siis ei ole oma naha hoidmise jaoks valmis niisugustest väikesteks strateegilisteks manöövriteks? Käige põrgu.
söögiisu rikuvad ära. no Joki, on sul nüüd siis aega rääkida, kuidas siis kainestusmajas elatakse? ei, ma pean kõva mehega. Tead, see asi tuleb täna lõpuni viia, noh. Ja, täna tuleb kõik asjad lõpuni viia. Kannata veel mõni minut, sa kuuled kohe kõik. Ma poleks uskunud küll, et esimene päev pärast pulmi on nii üllatuste rohke ja siis... Halloo. Tervist, Lust siin, Joakim Lust, jah? Just, jah. No mis te mulle räägite? Teate, ma helistasin sinna toimetusse, aga teate, oma huvides ei ole nad õienduse avaldamisega nõus. Ja mina pean seda muinasjuttu uskuma, jah? Ma räägin tõtt, noh. Tõtt? Kust mina tean, mis tõtt te räägite? Enne keerutasite oma haiguse ümber, tahtsite seda maha salata. Ma ei ole haige, noh. Tead, mul ei ole mitte midagi viga, ma olen terve nagu purikas, noh. Või nagu purikas. Mulle aitab sellest pendeldamisest Joakim Lust. Kas olete haige või ei ole? No ei ole, noh. Ei ole ja te saate seda tõendada, et ei ole. Muidugi, noh, ma teen seda juba täna, homme, noh. Tõsiselt? Jaa, teate, ma olen täiesti normaalne inimene, noh. Teie sama normaalne nagu iga teine. Näiteks nagu teiegi. Nagu näiteks minagi. Teate, mis ma ütlen teile, Joakim Lust? Ma soovitan teile omal soovil lahkuda. Ja kui te seda ei tee, siis ma vallandan teid. Te olete ennast küllalt kompromiteerinud. Aga kui te olete haige, siis ma muidugi teid vallandada ei saa. Ja siis kasigi sanatooriumisse. 1-2. Selge. Sest haige inimese koht on sanatoorium haigemajas ja terve inimene, kes häbistab ennast ajakirjanduses. Selle koht ei ole meie muuseumis. Selge. Kõik jumalaga. Aga ametiühing. Mis ta ütles? Dilemma. Kui ma ei tõenda, et ajalehes oli eksitus, tahab minust lahti saada. Aga kui ma jään kenavaimu diagnoosi juurde, pean minema ravile. No hämmastavalt meeldiv olukord ju, jah. Ja kumba võimalus sina siis eelistad? Armas abikaasa? Kõiges on süüdi Karla. Sinu sõber Karla. Abielumeeste vana laul, et sõbrad on süüdi. Kus sa selle juba nii kiiresti selgeks õppisid? Tõepoolest, kui ma veel enne ära sõitud ja muuseumist läbi läksid, veel üht-teist korraldada. Tuli Karla mulle vastu, noh. Ja tal piisas ainult minu uue kaabu nägemisest, kui temast see maailma kõige tüütum inimene. Muutu liiku ja liiku. Et ikkagi, no, viimane vaba poissmehe õhtu ja lähme saadame siis selle vaikselt leinas mööda. Ma kujutan seda vaikust ette. Ei, no ma punnisin vastu küll, aga mõtlesin siis jälle, et no jah, et no, vaata, rongini on ka veel aega. Lähme natikeseks. Natikeseks, millest sai paras jagu ja siis juba palju. Issand, kuidas tõesti kõik mehed on ühesugused. Nagu ühe vitsaga löödud. Sa ju tead, et ma alkoholi ei kannata, no. Siis läks Karla koju. Mina ekslasin mööda linna, kaotasin kaabu. Tead, ma ei julgenud seda sulle rääkida, no. Läbi oli jube piinlik. Kas sa annad mulle andeks? No kullakene, no. Miks sa ei taha siis täit tõtt rääkida? Ma arvasin, et sa ei suuda mind uskuda, no. No aga miks ma ei peaks tõde uskuma? Ei, no, tõepoolest, no. Oluline ainult, et sa mul enam pahane ei ole. Kuule, aga oota. Aga kui seda sinu altkäemaksu jama selgitadagi,
selle sinu närvihaigusega. Kuidas sa seda mõtled? No niimoodi, et sa seiklesid seal Tallinnas mööda ladusid, kaotasid kaabu, olid endast väljas, no täiesti normaalne ju, loogiline. Ei no, siis ma ju tunnistangi enda hulluks või mis see? Ainuke võimalus. Mida sa ometi räägid, ma olen ju normaalne inimene. Ei, aga ega sa ei pea seda olema. Mitte keegi ei saa siin selleks ju kohustada. No pealegi oma huvides. Ei, sa tahad mulle siis öelda seda, et selles maailmas on kasulikum hull kui normaalne olla, jah? No paistab, et sinul tõesti. Mine või lolliks. Ära veel mine. Oot, aga see ju õigustaks absoluutselt kõike. Jaa, absoluutselt kõike. Tea, oleksin kõige õnnelikum inimene. Ja hullud ongi kõige õnnelikum. Muidugi, kui ma lähen ravile, mis imed nad ikka seal minuga teevad, no. Tulen tagasi täiesti tervena. Jätkan sealt pooleli. Muidugi, Aki, see on plaan, see on väljapääs ju. Aki. Oled sa nüüd õnnelik või? Jaa, tead, ma tunnen ennast suisa linnukesena. Ma lendan kuhu tahan, laulan nagu nakk loodud. Aki, tead, ma rabelen välja ja kõik on jälle hästi. Ja ma näen, et sa rabeled välja. Kõik hästi? Ei, kõik mitte. Kuidas mitte? Kõva mehega saan ühele poole, muu kah, no kõik. Aga mida sa mõtled? Sa unustad lihtsalt ühe tühise asjaolu. Mitte midagi ma ei unusta, kõik ju klapib. Mis sa sellega mõtlesid? Mitte mida, vaid keda. Keda? Sina? Mina. Ma ei saa nüüd aru, mis siis sinuga hästi pole, no mis veel, noh? Ah, mis veel? Tead, kes sa oled? Sa oled kaloss, mitte mees. Sa oled tola. Sa oled kausides sülti. Mina? Jah, nahahoidja, kõige armetum nahahoidja, keda 20 sajad on üldse oma valus ja vaevas sünnitanud. Sa oled nõus isegi hullu särki selga tõmbama, et enda nahka päästa. Jänes on ka sinu kõrval kangelane. Sa ei ole mees. Ja selline tahab olla minu mees. Ei tänan. Tead, ma abiellun parem selle lauaga, kapiga, postamendiga. Nad ei valeta. Nad ei vannu, nad ei peta. Aki, kas tõesti mina? Kus olid mu silmad, kui nad sinule pidama jäid? Kus oli mu mõistus? Armastus teeb pimedaks, ausõna, pimedaks ja lolliks, aga mina ei taha loll olla. Ole parem sina. Ausalt öelda omavahel öeldes, see tuleb sul paremini välja ka. Aki. Nii, nüüd siis tuleb pulmakülalistele helistada, et nad nendele kingitustele järgi tulevad, sellepärast, et ühepäevane abielu ei õigusta mitte millegiga meie kallite sugulaste ja sõprade nii suuri väljaminekuid. Sa ei mõtle seda ometi tõsiselt? Ma ei mäleta, et ma oleks kunagi midagi rohkem tõsisemalt mõelnud. Ja viimane teene, mida ma sinult palun, tõesti, ole hea, võta paber ja kirjuta lahutuse avaldus valmis. Siis paneme selle knokaga välisukse külge, et meie külalistel kaoks igasugune isus sissetulekuks. Ma ihkan rahulikku elu, väljaspool abielu. Ja sina hakka ka nüüd oma asju kokku pakkima, et see ei peaks sul väga kaua aega võtma.
Aki, sul on õigus. Naistel on alati õigus. Tead, sa valasid oma sõnadega mulle praegu nagu külma vett krae vahele. No, halu tuli pähe, kaineks sai. Ma tunnistan oma eksimusi ja ma räägin kõigile tõtt. Jaa, kuule sa anna ajalehele ka teada, äkki trükivad ära, kuidas Joakim Lust 5 minutiga niimoodi ümber sündis. Ei, no aga sa ise ütlesid ikka, et õppisid nii lausena tundma ju. No ma jään selleks, jah, jään. Mis sa arvad, et sa saad sellega hakkama või? Tead, kui sa mulle enam pahani ole, siis igavesti. Ja sa annad mulle mu rumalused andeks. No, kui sa just uusi ei kavatse teha. Ei, Aki, ei. Ja vanu ei ole sul ka kuskil üles soojendada. Ei, Aki, ei. Juki, minu naljakas mees. Ja tead, ma ei võtta elu sees enam kilkagi suu sisse. Oi, ära nüüd nii igavaks ka mine. No siis mõõdukad. Ja mõõdan kätte mina. Sina. Ja, milline harmoonia, ideaalne paar kooseluks. Käiku põrgu. Kuule, äkki on midagi olulist, no? Ja küll, ma lähen võtan löögi endale. Jaa. Hello. Tere, keda te soovitan? Kas Joakim Lust on kodus? Kes küsib? Imbi. Kes? Imbi, ta teab küll. Assoo. Kas mulle või? Ei, mine keera kaas köögis kinni. Ta ei tule nüüd nii pea, et ongi hea, et te võite rääkida küll, jah? Aga kes räägib? Kes? Õde, jaa, õde. Õde? Ja iseenesest mõista. Nii et rääkige, ma ütlen kõik edasi, ma kuulan. Karla helistas mulle ja ajas tema kaabu asja. Ta andis mulle selle numbri ja ma otsisin igalt poolt, no minu juures tõesti ei ole. Teie juures? Ei ole jah, öögu või maha. Kui oli kõik kohad läbi otsitud, siis mina ei leidnud ja ei paista, et see minu juures on. Kuna hilisõhtul ei, ta kaotas rendud hommikul ära minnes ära. Hommikul? Igal juhul hommikul, sest kui nad hilisõhtul tulid, siis ma mäletan, tal oli see kaabu peas. Allaa, kas kuulete või? Ja kuidas veel? Igatahes öelge talle edasi, et mina ei tea midagi ja see olekski kõik. Kas te teda tervitada ei soovi või? No, võib siis ka hüvasti. Noh, kes see oli? Aki, mis juhtunud on? Lõpeta ära, Aki! Aki! Mida sa ometi teed? Lõpeta ära nüüd! Kuule, ei, seda ei tohi, seda ma ei luba. See on August Tannuk, Eesti rahva armastatud klassik. Tema ei ole millestki süüdi, ta on väga ammu surnud, las ta puhkab rahus. No, vaata, seal on veel üks serviis. Imbi. Mis? Imbi. Mis imbi? Kes on imbi? Imbi.
üks naine. Sulle mitte raudahi. No, ta on see, see Karla omaaegne see, Sirivili pinn. Mis asi? Sirivili pinn, Mis sa seal hommikuni tegid? Ei midagi mainimisväärset. Ja millal sa kainestusmajas olid? Vaata, ma kahjuks ei jõudnud sinna. Sa ei jõudnud sinna sellepärast, et oli mujal huvitava. Aki, kullati, Aki, tõesti, kuule, Aki, seal ei juhtunud mitte midagi pahale. Ma magasin nagu nott, Karla vedas mu kaasa, saad sa aru? Karla magas teises toas või? Karla läks koju. Karla läks koju? Sina ei saanud minna. Saad sa aru, mu jalad ei kandnud mind enam. Sa vaesake küll. Tead, Aki, usu, Aki, seal ei juhtu mitte midagi. Ärkasin hommikul võõras korteris ihu üksi, ja ma ei julgenud seda sulle rääkida. Ma kartsin, et sa ei suuda mind uskuda. Sa oled mulle pool päeva valetanud ja nüüd tahad, et ma sind ikka veel usuksin. Ja sa tühimajas ei saanud endal isegi isiklikku arvukest võtta. Sa võtsid Karla oma. Tahed ma vannu, ta ei ole minu armuke. Ei, kust seda muidugi. Sa oled ju veel ingel, kõik mehed on ingrid, muudkui helistavad kannelt ja õljuvad mingi. Tule ise. Ei, ma ei luba, ära tule. Ei. Kui loll ma pidin olema, et ma sind läbi ei näinud. Kui tobe pidin olema, et ma lõin sinust ettekujutuse kui tead mis inimesest. Et käi põrgu. Aki, rahu. Ma luban, sa kuuled, ma helistan Karlale. Kannata veel natukene, näed, juba helistan. Halloo? Tervist, kas näitlejate tuba? Kuidas ma saaksin rääkida Karlaga? Ma kuulen. Karla, sina, jah? Noh, sina Joakim. Jaa. Noh, mis on? Imbi helistas sulle või? Ja oota natukene. Kuule, tead, ma tahtsin paari asja täpsustada, et vaata, miks me selle sinu kui me kõrtsist ära tulime, sinu tuttava poole läksime, et see oli ju sinu idee, jah? Kuule, räägi, oled sa üksi seal praegu üldse? Täiesti üksi. Valed ei tule siin majast. Ei, minu idee, jah, aga tead, Imbi kupatas mu kohe välja. Tead, ma olin parel taurval ka, jah. Miks ta siis mind välja ei kupatanud? No kuule, sa olid täis kui pütt. No kuule, kes oleks jaksanud siin mööda linna tassida, noh? No jah. No aga miks ma üldse sinuga kaasa tulin? Mina tean, noh. Koju sa igal juhul ei tahtnud minna. Ma pärast, miks ma koju ei tahtnud minna? No, sa siis ei mäleta või? Helistasime, me helistasime Akile, teda poolt kodus. Ei olnud kodus. Öösel. Noh, Pille õhtul, jah. Sa ei mäleta siis või? No, ja siis sa arvasid, et äkki on ateljee. Käisime sealgi ukse pihta trõmmimas. Ja ei olnud sealgi, jah? No ei olnud, noh. Ei mäleta või? Noh, ja siis sa... Oota, siis sa vihastasidki, et näed, nii kui komandeeringusse sõidan, näed, naine kaob saba seljas teab kuhu. Noh, ja tulidki kaasa. Ja siis me... Hallo? Halloo?
oli. Ei tea, mis see sinu asi peaks olema. Minu asi. Me oleme ikkagi abielus. Et kui ollakse abielus, et siis nagu mees peab naisest kõike teadma ja naine mehest mitte midagi. Tänan väga ja palju õnne. See on küll möödunud sajandi ettekujutus sul abielust. Lõppude lõpuks oled sina kõiges süüdi. Mina? Jaa, mul on tunnistaja. Ei, no haruldane tõesti. Meestel on ikka nii kuratlik oskus naised süüdi lavastada. Mul on tunnistaja, Karla. Me helistasime, käisime ateljee ukse taga. Aga sina, jaa. Kus ma siis sinu arvates olin? Ega ma sinuks ei ole. Tead, sa pead mulle kõik ära rääkima. Mina olen sulle kõik ära rääkinud. Ma ei varja sinu eest enam absoluutselt mitte midagi. Sa ise lausud praegu seda. Väga hea. On siia veel midagi jäänud? Aki, tead, ma armastan sind. Kuule jätta nüüd, ära aja lapse juttu. Armastan, alati olen armastanud ja ma olen tahtnud alati, et kõik oleks hästi, ükskõik mis hinnaga. Ja on näha tõesti, mis hinnaga. Ja ma ei ole sind petnud. Mitte kellega. Aga miks sina mind petsid? Miks, ütle? Ma ei ole sind petnud. Ma petsin siis ise enna. Ennast? Jah. No, kui sa ära läksid, siis ma läksin ateljeesse seda neetud kuju lõpetama. Siis läksin Ilse poole. Jõime seal teed ja natukene veini ja rääkisime maast ja ilmast, unistasime paremast elust. Ma kiitsin sind taevani ja kõrgemale veel. Ma ei tahtnud lihtsalt üksi koju tulla. Jäin sinna ööseks. Kõik. Ma ei ole kohustatud seda uskuma. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Ei ole. Hästi. Tule siia. Veel on maailmas ausust, veel on. Ei, Aki tõesti, mulle aitab nendest telefonikõnedest juba tead, mul niigi närvid täitsa läbi. Ja mina usun, aga ma ei usu seda, et sina usud. Hallo, tere. Ilse, jah? Ja ma kuulen. No, said tööl varem koju, jah? Jah, just jõudsin. Mis uudist? Kuule, tead, ma tahtsin paari asju lihtsalt täpsustada ja... Et ole hea, ütle, millal ma teisipäeva õhtul sinu juurde tulin? Mis oli mingi kella 10 aeg õhtul? Ahah, ja millal ma hommikul siis ära läksin? See oli kuskil hommikul kella 8 aeg. Kas midagi on juhtunud? Oi ei, kus sa sellega, kõik on lausa suurepäraselt korras ja... Kuule, ma uurisin oma naabri käest seda sinu kaabu asja ja ta ütles, et üks mees oli helistanud ja oma kaabut taga nõudnud. Ma lubasin siis talle seda tagasi hankida, et kas sa tood ise ära või tulen ise, enne kui see mees otsima tuleb? Ei, ma tulen ise järgi ja rääga. Allo? Mis mees? Mis kaabu? Kaabu. Kelle kaabu sinu käes on? Kus sa selle kaabu said? No ausalt öelda, ma ei oska seda ise ka selgitada. Kas tõesti? Veel on maailmas ausust, veel on. Ja mina omal juba uskusin. Tead, kui mõttetu, kui tobe, kui vale see kõik on. Ai, jup. No mis asja sa lõid oma kätel, ega sa laval ei ole. No, see on mingi imelik vahejuhtum, noh. Ma käisin Ilse juures, mul oli kaasas suur kandekott. Ma ei olnud selle sisusse mitu päeva süüvinud, täna siis vaatasin, leidsin sealt ühe võõra kaabu. No alguses ma arvasin, et see on sinu oma.
aga siis selgus ju, et sinu oma varastati ära. No ja nüüd siis selguski, et see on Ilse uue korterinaabri ja tuttava mehe oma. Kes see mees on? Jumal, kui ma teaks. Te olite kõik Ilse juures koos, jah? Jäta rumaluse. Ja ta saatis su koju. Kes? Ilse? Ei! See mees loomulikult. Ja unustas oma kaabu siia. Kõik selge. Kõik on selge. Mis asja sa keerutad? Ma räägin sulle selges eesti keeles. Mingid mehed topivad oma kaabusi minu naise kandekotti ja mina keerutan, eks ole, mehe nimi. Nipitiri. Sa pedad mind mehega, kelle nimegi sa ei tea. Ma olen lolliks. Tead, see võtab sul küll haruldaselt kaua aega. Kas sa ei usalda mind enam? Kas sina mind usaldad? No mis mõtet on meil siis üldse abielus olla? See paneb mind imestama niisuguse naisega. Tõesti niisuguse mehega. Homme päev viin lahutusavalduse sisse. Mina ülehomme. Või hoiame paberid kokku ja teeme ühisavalduse. Meil ei ole enam mitte midagi ühist. Jaa, pulmakingid olid, nüüd pole enam neidki. Ja nüüd mul on selge, mis tähendab naine. Võttis aega, mis võttis. Mina tean juba ammu, mis puust see mees on. Ma ei ole algaja. Ja ma ei abiellu enam mitte kuna. Oi, mina kindlasti. Ma tahan näha, kas kolmas on samast potist. Ja seda võhivõõrast inimest nimetasin ma kallimast kallimaks. No. Aga kallimast kallimad sulle su oma nahk. Ma pidin ju seda hoidma, et sind hoida, no. Ja no muidugi. Suur tõde, väike tõde. Joakim Lustin on kõik taskud tõdesid täis. Ühe võtab, teise peidab, kolmanda poetab nagu pabula seia taha. Meie abiel on üks suur eksitus. Ja otsast lõpuni. Meie vahel asub sügav kuristik. Iseloomude sobimatus. Ja erinevad vaated elule. Ja erinevad vaated abielule. Ja erinevad vaated tõele. Ja erinevad vaated valele. Ja erinevad vaated kaabule. Kuule, kus sul see sõbranna Ilse elab, tead? Ta peab tulema kohtusse tunnistajaks. Ta teab kõik ja natuke rohkemgi. No tule helista, telefon on juba nagu nii tuline. Ei. Neid asju aetakse ikka niimoodi silmast silma, kõrvast kõrva suusuu, aga ega siis lahutus ei ole inimese elus vähem tähtis sündmus võrreldes pulmadega. Ega mitte vähem rõõmustavad. Nii, kus sul see sõbrana ise elab? Ma helistan takso ette. Linavästriku 17. Linavastrik, suurepärane. Siis kohe kihutame sinna Linavastriku pessa. Linavastrikus 7. Kuidagi tuttav aadress on neil. Ta elab seal 2 aastat. Ma ei ole enne käinud seal. Täna lähed. Linavastrikus 7. Korter? 4. Teine korrus? Teine korrus. Paremat kätt. Paremat kätt, jah. Punane uks. Pruun uks. Pruun? Ja punane vaip. Punane, muidugi punane vaip. Joakim, mis on sul? Kus on see neetud kaabu? Too ruttu siia, no. Praegu? Jaa, too ruttu, no kus saab juba. Too see neetud kaabu siia ükskord. Puhta võiks tõesti. Noh, palun väga. Vaata, kui ei ole ennem näinud. See on võimatu. See on täiesti võimalik. Vaata voodri vahel.
no katsu ise, kui ei usu. vaata voodri vahel, katsu voodri vahel, noh. Mis on voodri vahel? no vaata, katsu, noh. Loteriipilet. Jah, kus sa teadsid, et see siin on? Miks ma siis ei peaks teadma? Tead, see kaabu. Jah, see kaabu. Ja see kaabu on... Jah, see kaabu on selle elumehe oma, kellega sinu naisel väike tsiripiri pinn oli. Ei, see elumees olen mina! Jaa! See on minu kaabu. Sinu? Kuidas see kaabu siis minu kätte sai? Ju ma panin. Kus? No, eks ikka see Liilse esikus. Sa olid ka seal? Seal koridori lõpus viimane uks. Aga miks sa selle mulle kotti panid? Või ma mäletan, kus toppisin panid, no tõesti ei mäletan. Tähendab... No, tähendab, no. Midagi ei tähenda. Kust mina tean, mida sina seal tagakambris tegid? Hakkame jälle otsast peale, jah? Ja lauaga, kõik lagedale. Mis on Liilse telefoni number? 4815. Oota, mida sa kavatsed teha? Tervist, kas Imbi on kodus? Ma kuulen. Tere, jah. Siin tülitab see meeskodanik, kes kogemata teie juurde sattus, koos Karlaga. Oi, tere, mis uudist, kas soovite veel sattuda? Täitsa piisas, ei, aitäh. Ma tahtsin mõnda asja täpsustada, et kas ma käitusin kuidagi niimoodi ebakorrektselt või noh, tegin teile pahandusi või midagi. Pahandusi? Tühi asi. Tühi asi? Rääkida. Tühi asi? Ajasite tuhadoosi ümber. Tuhadoosi? Ei, no ma mõtlen, et kas ma käitusin kuidagi niimoodi, kuidas ma mõtlen, ega ma teile äkki tüli ei teinud, Mis tüli seal ikka olla sai? Hommikul lükkasin linad kokku ja oligi kõik. Ei, saage aru, ma mõtlen, et kas ma käitusin küll nii peale tükkivalt või kuida ma pean seda tema käest küsima, te ju saate aru, mida ma mõtlen, Kui tulite, olite lõbusad ja uljad, aga peale poolt pudelit jäite magama nagu nott. Me Karlaga küll püüdsime teid üles ajada, aga ei miskit. Karla läks siis ka koju ära ja mina asusin ka platsi ja... Platsi? Mis platsi? Kuhu? Kelle platsi te asusite? Mul oli ju öine vahetus ja kui hommikul tulin, siis te olite juba kadunud. Halloo, kas kuulete? Vahet pidamata. Kas te saite juba teada, kus teie kaabu on? Mina, jaa. Ma kuulsin oma naaber Ilse käest, et see on ühe tema sõbratari käes. Muideks, see on Karla temp. Ta pani selle lahkudes kandekotti, arvates, et see on minu oma. Väga tore. Mis sellest toredat on? Kui te ainult teaks, tead see kena kaabu kõmpis ise mulle koju järele. Kuulge, aga tõesti, head tervist teile. Allaa!
Hallo! Kas Joakim Lust on seal? Ja, on küll. Kutsuge ta telefoni juurde. Ei, ta ei saa praegu tulla. Mis ta teeb? Ta naerab. Naera? Jaa. Keda? Ennast, mind, võib-olla ka teid. Kuulge, mida te lubate? Kutsuge ta toru juurde kohe. Toru? Kuule, tule, võta toru. Toru. Ja, halloo! Lust, mis te seal lõbutsete? Lust lustib. See lustakus kaob teil kohe, ma helistasin polikliiniku juhatajale. Mis te räägite? Kuulge, on ta ka kena inimene või? Jääge vaid. Ma tean teist kõik. Ma tean, et teil ei ole häda midagi ja ma tean, miks teil seda sinist lehte vaja oli ja ma tean teist kõik. Joakim Lust. Ei, kõva mehekene. Kõike te siiski minust ei tea. Te lihtsalt ei saa minust kõike teada, noh. Vaadake, minu naine teab minust kõik. Joakim Lust, ma ei pea enam võimalikuks teie töötamist meie muuseumis. Jaa, tõesti, olen süüdi, karistage. Aga mis puhtub edasi töötamisse, siis lubage tähendada, no mina pean seda küll võimalikuks. Ei lähe läbi. Ma teen kõik selleks, et teist lahti saada. Teate, suur viga on oma nahka hoida. Aga veel suurem viga oleks teiesuguse oma hoida. Ma paljastan teid. Hiljaks ette jõudsin ise ette juba kõva pea. Oi, vabandust, kõva mees. Käige põrgu. Miks mina? Ülemusel on alati eesõigus, aga palun. Ai jaa. Ema ees ma ennast süüdi ei tunne. Hoopis sinu ees. August Annulga ees. Iseenda ees. Ma olen õnnetu inimene. Sa oled õnnelik inimene. Miks? No vaata, sellepärast, et sa tahad ju kõike heaks teha. Ja sa arvad, et ma saan sellega hakkama? Jaa, millega ei saa hakkama minu mees, kes on mulle kõige kallim. Lust, sina või? Kuule, kõik tuli välja, skandaal! Meen vahele, ütle, mida pean tegema. Kuidas ma saan oma nahka päästa, sul on kogemusi? Kogemusi? No, teate, ma hakkan pidama loenguid sarjast, kuidas säästa, hoida ja parkida oma nahka. Häda. No sellest tuleb küll maailma huvitavaim loeng. Nojah, aga mis siis meie nüüd teeme? Meie? Peaks hakkama lahinguväljal korda looma. Jaa, sul on õigus. Purnokülalised ju tulevad varsti ja... Aki? Jaa. Aga kas sa ikka armastad mind pärast kõike seda, Kuidas ma seda sulle nüüd ütlen siis? Ütle julmalt, ausalt, ma ei karda enam mitte midagi, isegi mitte kõige hullem. No hea küll, ma siis ütlen. Aga oled sa kindel, et saad sellega hakkama või? Tulgu, mis tuleb. Tead. Ma armastan sind. Ja mine või lolliks.
aga kuna te olete meie sünnipäeva külalised natukese, pulmakülalised sattusite olema, siis kuna täna oli nii palju külalisi ja palju müüdi pileteid. 41. 41. Siin on ka meie poolt väike lilleki siis pulmalistele ja natukene magusat, et aplaus, ma arvan, rääkis enda eest, et väga vahva näidend ja väga palju huumorit, mitmeid kordi oli kuulda, kuidas inimesed naersid, et sellist väikest vahepala ongi meie külaellu alati vaja ja seetõttu oleme eriti tänulikud, et te käisite lavastajad ja näitlejad ja ootame teid alati tagasi.